Ja nüüd räägime edasi muusikast ja mul on hea meel tervitada siin 5 Miinuse mehi. Tervist! Tere! Tere tulemast! Meil oli tegelikult selline väike salaagenda, me tahtsime selle aasta eurolaulikute kokkutulekut siin organiseerida. Teid oli hirmus raske siia saada, Puuluupi ei saanud üldse kätte. Kas üldse teate, kus on Puuluup? Puuluup on Prantsusmaal minu teada hetkel. Mina olen loobunud nende jälitamise, sest sellel ei ole pointi. Ei, mul on ikka teada, mul kunagi tehti ligipääs Puuluubi kalendrile ja siis ma näen, sealt iga nädal vaatan üle, kus nad on ja mis nad teevad. Millal te viimati esinesite koos? Puuluubiga koos. Millal meil oli viimati? Kas ei olnud see Vabaõhumuuseumi trall või peal? Oli hea. Võnge äkki? Ei olnud, Beach Grind oli peale seda. Grind, jah. Ja varsti jälle, nagu ma aru saan. Ja nüüd on homme. Täitsa saab 2 õhtut järjest isegi aega veeta. Oleme koos. Väga lõbus on nendega alati. Kuulge, elu pärast Eurovisiooni. Kuidas on? Ma eeldan, et täiesti hullu maja on esinemisi täis, üldse hingata ei saa. Väga rahulik on. Kusjuures nagu meil on väga rahulik. Eks me oleme natuke ise nagu ka teinud oma elu rahulikumaks. Ja. Et on aega nii suurte kontserdite jaoks kui ka kodus aja surnuks löömise jaoks. Ei no võib-olla oleks pidanud saama kõrgema koha kui 20. See oleks aidanud. Siis oleks nagu graafik rohkem täis võib-olla. Ei oleks saanud täna tullagi siia võib-olla siis. No meil vedas siis ühest küljest, muidugi oleks paremaks või hea meel oleks, kui oleks kõvema kohas anda. Kuidas see on siis mõjutanud? On teil, ma ei tea, plaadilepingud ukse taga, inimesed helistavad, kutsuvad fännid? Ei, meil plaadileping oli juba enne oli täitsa olemas. Aga uut nagu ei ole kippunud tegema, tingimused on head ja meile Universaliga meeldib. Mis on muutunud? Midagi ei ole eriti muutunud. Mingid välismaalased kirjutavad ja üks helistab Itaaliast kogu aeg. Ei, meil on nüüd, käisime Soomes hiljuti, kontserdi andsime Tavasti ja klubis ja siis seal olid ka kohal ikkagi, Hispaaniast oli tuldud, Hollandist oli tuldud, oodati kuskil ukse taga ja küsiti autogrammi, tehti pilt, et see on asi, mida enne Eurovisiooni oli 0 täiesti. Välismaalt võtavad inimesed vaevaks tulla kohale 5 Miinust ja Puuluupi vaatama. Me hästi pisike selle skaalal nüüd kogeme seda, mis on ikkagi olla siis Eurovisiooni. Kuulge, teil on Spotify's just hiljuti või natuke aega tagasi oli 10 miljonit kuulamist. Ma vaatasin, et YouTube'is paar miljonit vähemalt juurde vaatamist. Mis see teie jaoks tähendab? Ju siis mingitele inimestele ikkagi meeldib see laul, mis me tegime. Kellegi võitjad me oleme. Ilus number on 10 milli. Aga võt siukse numbritega peaks olema vist taskud raha täis ka, et ma kujutan ette, et enam tööle ei pea minema. Ei no, me siin enne põgusalt rääkisime plaadilepingutest, et see käib ikkagi kõik läbi plaadifirma ja seal on omad jaotused, kuidas need jaotuvad ja me käisime ju nüüd Eurovisioonil käimine tegelikult ei ole ka kõige odavam lõbu, nii et eks see 10 milli ennast toodab nagu natukene tagasi seda kui me müüme 10 miljonit plaati, et siis nagu võime rääkida võib-olla mingisugustest rahadest, aga Spotify voogedastuse platvormid nii nagu ei tööta. Jah, plaat oleme mingi 1500 vinüüli vist. 1500 vinüüli. Tegelikult on normaalne number. Tegelikult on väga okei. Vinüüli kohta üldse. Ja Eesti vinüüli kohta on see väga okei number. Kuulge, huvitavad esinemised tulevad teile. Nüüd kohe on Käärjaga, kui ma eksi. Ja, Käärja soojendab meid. Ma rõhutaks seda. Ehk siis üle-eelmise aasta Eurovisiooni teine koht soojendab selle aasta Eurovisiooni 20. kohta. Kuidas nagu selle asja sebiseti niimoodi? Ei, meil oli väike mõttetalgu siin Kaarel Seinaga, et mis me teeme, et neid Eesti bände kõik ju on näinud ja näevad kogu aeg, et kes meil võiks seal leidne pärast olla ja siis me kuidagi nuputasime, et aga räägime soomlastega. Olete sõbraks saanud Käärjaga, said suhelda ka reaalselt? Sina ju panid täitsa vesti selle. Ja ma olen seda originaal rohelist pusa saanud seal, või pusa on nüüd palju öelda, et seal näed, siin mul on see täitsa seljas. Et seal me saime sõbraks ka temaga, kas sõbraks või ei tea, aga homme on, ma arvan, hea meel näha meil 11 jälle. Ja ei, ta oli üllatavalt siuke sebutsev. Ma oleks arvanud, et kui sa ikka teise koha saad, siis et siis vähem semutsev või? Ja, aga see oli täitsa huvitavalt semutsev. No Loreeniga me ei saanud sõbraks.
Kuulge, aga siuksed erinevad stiilid natuke, eks ole. Nüüd on teil hoopis teistsugune värk, et lähete sümfooniaorkestriga koos tegutsema. Kristjan Järvi, siis Meelte Videvik vist oli selle kontserdi nimi. Poole ööni kestab sellised nimed nagu Kerli Noblu, Kadri Voorand, Rein Rannap, Johan Urb, Maarja-Liis Ilus, Leppardriina, paljud teised. Te lähete nüüd räpi pealt äkitselt sümfooniaorkestriga midagi koos. Me oleme sümfooniaorkestriga enne ka teinud. Me tegime Vensoga mõned kontserdid koos ja nüüd jah, siis Kristjan arvas, et võiks ka proovida, kuidas selle, ütleme, nagu vähe teistsuguse sümfooniaorkestriga asi käib, et tal ei ole see päris klassikaline sümfooniaorkester, et see on siuke ma saan aru, et see kestab päiksetõusuni või midagi sükest. See on jah niimoodi, et me oleme tegelikult kahes osas seal, et me oleme vist mingi kella 11 ajal oleme seal mõne lauluga, kus me oleme ilma puuluubita ja siis kuskil 2-3 vahel vist teeme puuluubiga ka 2-3 vahel öössel. Ja see ei ole veel kõik. See ei ole veel kõik, et see on nagu päikseloojangus päiksetõusuni kogu asi käib. Oota, kas on oodata ka inimesi 2-3 vahel öösel? Arvestades see ei ole vist esimene kord, kui Järvi sükest pulli teeb, et mul on usku, et tal on ikkagi päris korralik jälgijaskond, kes nagu käib ja kuuleb ja teeb, aga tõtt-öelda on meie enda jaoks ka see ikkagi uus kogemus, et huviga lähme kohale sinna üle oma. Oli see üllatus kutset saada? Ei, me oleme nii, meid enam ei üllata miski. Nii ära üllatatud oleme siin oma selle 9 aastat. Kui meil oli Sakus, oli esimene Venso keika, Venso orkestriga, siis Järvi oli Päkkaris ja viskas meile nukke selle pärast. Siis ma nagu, et kui võtta arvesse, et oli seal ja siis tuli nüüd hiljem see kutse, et siis nagu ei ole üllatav. See oli seal. Pani silma peale, ütleb nii. Ei, ta on vahva, temaga on kihvt rääkida ja koos olla. Saate oma stiili ka teha, on teil mõni uus laul tulemas, töötate uue vinüüli kallal? Uus juures, just mis päeval me käisime, eile tulime või? Eile tulime nüüd, me mõned laululaagrid ikka oleme endale broneerinud, et eile käisime sõbrad Tallinki börsiettevõttest võimaldasid meil siis mis kumma laeva peal me olime? Baltic Princess vist oli see. Baltic Princessi peal tegime laulukirjutamislaagri. Me ei ole kunagi väga stuudiokamp olnud, et seal on liiga steriilne, et kas kuskil maamajades või peidetud kohtades, ja siis tuli see laeva pakkumine, et miks mitte, proovida seal teha ja mingid demoalgeid tuli ka sealt. Jah, täitsa tuli, et me olime Joosep Järvesaare ja Florian Vaaliga olime siis. Te veel ei reeda, et millal välja tuleb? Ei, me ei tea üldse, kas välja tuleb. Vaatame, kas me üldse suudame. Me võtsime seal mingi paar ideed sisse ja siis vaatame, kas nendest üldse sünnib midagi. Aga alged on juba täitsa siuksed, et 2 päeva on kummitanud enda laul. No väga tore, siis jääme ootame igatahes. Aga aitäh, 5 miinust, edu teile kontserditel.